Tere tulemast minu YouTube'i kanalile. Siit te leiate rohkem kui 300 õppevideot nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile. Nii et igal juhul selline hea materjal lõpueksamiks valmistumiseks. Ja kui te videot vaatate, kindlasti vajutage like, sellepärast et mida rohkem like, seda rohkemate inimesteni see video jõuab. Soovin teile õppimisel edu. Läksime. Me alustame esimese ülesande lahendamisega ja vaadake, meil on antud üks avaldis ja ülesande esimene alapunkt ütleb seda, et me peame selle avaldise lihtsustama. Nüüd, kui me seda avaldist vaatame, meil on tegemist, näete siin kõigepealt siis kaks liikmete korrutamisega, seejärel on vahe ruut, no ja lõpuks tuleb siis 10 juurde liita. Nüüd, kui me seda korrutist siin hästi hoolega vaatame, siis me ilmselt paneme tähele, et siin saab ju kasutada tegelikult ruutude vahe valemit. Ma panen selle avalduse korraks kirja, et siis on parem jälgida 5 miinus 2x ja 2x pluss 5. Vaadake, ma kirjutan selle lihtsalt nüüd teistpidi. 5 pluss 2x. Nüüd loomulikult see ruutude vahe valem paistab meil hästi välja. Näete, vahe ja samade liikmete summa, esimese liikme ruut, 5 ruut 25 ja lahutada 2x sulgudesse ruudus tuleb 4x ruudus. Nüüd, kui seda ei näe, siis loomulikult saab seda sulgude avamist teha ju ka ahvi meetodiga. Nii et ma panen siis uuesti kirja 5 miinus 2x, aga nüüd ma järjekorda ei muuda, 2x pluss 5. Ja pange nüüd tähele, nüüd hakkame siis korrutama. Siit tuleb siis 10x, edasi 5 korda 5, 25. Siis tuleb miinus 4x ruudus. Ja lõpuks miinus 10x. Ja kui te nüüd hoolega vaatate, siis te märkate, et 10x on plussiga, 10x on miinusega, nii et meil jääb alles siis 25 ja lahutada 4x ruudus. Nii et näete, need kaks tulemust on täiesti identsed ja loomulikult peavad ka olema. Nüüd edasi, võtame siis järgmise osa sellest ülesandest, 2x miinus 13 ja ruudus. Nii et ma kirjutan kõik osad siin eraldi välja, et siis on meil pärast lihtsam seda asja kokku panna. 2x miinus 13 ruudus, esimese liikme ruut tuleks siis 4x ruudus. Nüüd tuleb lahutada esimese ja teise liikme kahekordne korrutis. 2 korda 2 on 4 ja 4 korda 13 on 52, nii et miinus 52 x. Ja pluss 13 ruut ehk siis 169. Nii. Kui me nüüd kogu selle asja nüüd kokku võtame, ma kirjutan selle avaldise nüüd uuesti, panen kirja nii nagu ta oli ja vaatame, mis me siis saame. 5 miinus 2x, 5 pluss 2x ehk siis 2x pluss 5. Ma kirjutan nii nagu ülesandes on. Pluss 2x miinus 13 ruudus ja liita 10. Ja nüüd hakkame neid juppe siis siit võtma. Kõigepealt see, näete, see korrutis andis meile 25 lahutada 4x ruudus. 25 miinus 4x ruudus. Edasi pluss, no ja nüüd tuleb siis see vaheruut siit. Nii et paneme selle siia siis pluss 4x ruudus. Miinus 52x. Pluss 169 ja ärme unusta, meil on veel pluss 10, nii et selle pluss 10 me paneme siia juurde ja vaatame, palju me siis kokku saame. Nüüd
4 x ruutu on miinusega ja 4 x ruut on plussiga. Need annavad meile kokku 0. Edasi meil on miinus 52 x ja nüüd arvud 25 ja 10 on 35 ja kui ma 169 ja 35 nüüd kokku liidan, vaatame, palju meil siis tuleb. Kui me muidu ei oska liita, kalkulaatorit ei ole näiteks, siis 169 ja 35 liidame kokku, 9 ja 5 on 14, siia tuleb 1 juurde, nii et tuleb 204. Paneme siia plussmärgi ka. Nii et pluss 204. Vot see on siis nüüd see avaldis lihtsustatud kujul. Ma panen siia punkti lõppu ja markeerin selle vastuse ära. Sellega esimene punkt on nüüd lõpetatud. Leia tundmatu x-i väärtus, mille korral avaldise väärtus on 2024. Mis tähendab tegelikult meie jaoks siis seda, panen siia number 1 ka, et meil on siis esimene punkt siin. Ja punkt number 2 siis, ilmselt tuleb meil see avaldis panna võrduma 2024-ga miinus 52 x-i pluss 204 on 2024. Nüüd, mis me siis teeme? 204 toome teisele poole, nii et miinus 52 x-i on 2024 ja lahutada 204. Nii, nüüd tuleb siis see vahe välja arvutada ja mõlemad pooled pärast seda jagada miinus 52-ga. Nii et ma annan teile nüüd hetk aega, palun tehke need tehtud ära ja siis vaatame, kas me saame ühesuguse tulemuse. Kui te nüüd õigesti tegite, siis saite miinus 52 x-i on ja nüüd kui te lahutate 2024-st 204, siis saate tulemuseks 1820 ja pärast seda, kui me jagame selle võrdluse mõlemad pooled miinus 52-ga, saame tulemuseks x on miinus 35. Nii et palun nüüd kontrollige üle. Ja peaks tulema siis miinus 35. Nii et juhul, kui x on miinus 35, siis selle avaldise väärtus on 2024. Loomulikult on seda võimalik ka kontrollida. Ja mis kombel siis? Võtke nüüd näiteks, kui te tahate kalkulaatori abil seda kontrollida, pange esialgses avaldises, pange x asemele miinus 35 ja arvutage selle avaldise väärtus. Vaadake, kas te saate kokku 2024. Sellist kontrolli otseselt ju tegema ei pea, aga kui eksamil jääb teil aega üle ja te tahate olla kindlad, et teie lahendus on õige, siis ma loomulikult sellist asja täiesti soovitan. Nii et, aga praegu me seda siin tõesti nüüd läbi tegema ei hakka. Nii et sellega oleme selle ülesande lahendamise nüüd lõpetanud ja loomulikult viisakas on kirjutada siis lõppu ka vastus, nii et ma kirjutan siia siis vastus ja kuna meil on 2 alapunkti, siis kirjutame esimese alapunkti vastus. Näete, oli öeldud lihtsusta avaldis. Ma võin panna lihtsalt siia selle lihtsustatud avaldise ja rohkem mitte midagi kirjuta, mingit lauset ei kirjuta. Kui aga tahan, siis kirjutan lause. Avaldis lihtsustub kujule miinus 52 x-i pluss 204. Ja nüüd teine osa. Leia tundmatu x väärtus, mille korral, ja nii edasi. Ja me saime, et see x-i väärtus on miinus 35. Nii et ma kirjutan siis siia x on miinus 35. Ja kui me selle ülesande lahendamisel täpselt nii oleks teinud, nagu ma hetkel kirja panin, aga võib ka natuke teistmoodi teha, võib ka selle esimese osa jätta üldse kirjutamata, need esimesed 3 rida ja kohe ära kirjutada siis selle lahenduse. Nii et siis sellisel juhul oleks te saanud 8 punkti
ja see ülesanne oleks olnud siis ka veatult lahendatud. nii et ma soovin teile kena päeva jätku ja kohtume mõnes järgmises videotunnis, kus vaatame juba siis järgmisi 2024. aasta põhikooli lõpueksami ülesandeid. Minu poolt selleks korraks nägemiseni.